Hyvä Suomi. Sen võib isegi seda võib salvestada kõigile kuulajatele. Piim, või perearst siis räägib. Piim ei ole vesi. Nii et joo midagi muud peale piima ka. See ma tunnen igale eestlasele on väga tähtis fakt. Sest mina isiklikult seda ei teadnud ja ma arvan, et ma oleks varsti kõrredi auas. Nii edasi läheb raisk. Ei, lege, see mulle ka uudis ja ma olen suur piimajooja, nii et holy shit. Ja ma olen seda teinud küll tere, mul on siuke jänu, aga no mis sa seda maisetud vett jood, no pane mulle kruus piima, võtlen pärast veel peale ka, lähen öösel enne magama minekut, teen piima soojaks ja panen mets sisse, nokkis ma olen ja kurat näen unenägusi piimast, no. Aga see ei anna mulle, on ju, H2O-d, eks. Mother's milk öeldaks selle kohta, no. Ja. Spice of life. Kahjuks mitte, no. Mina ei teadnud sellist pulli. Täiesti. Aga mida me veel täna teada saime? Oota, ma peaks tere ka. Me olen terve aeg introt teinud, nagu nii kui me lõpetasin, ma panin kohe edasi. Sa arvad, ma rääkisin seda longerat niisama mu sõbrale või? Ei, see terve aeg käinud. Sa hakkasid siin, oh my god. Tere, oh my god, there we go. Ma seda küll ei teadnud, aga jah, täna me hakkame ihatsema, väga korraleks süngiks, ma ütlen ausalt ära, me hakkasime surma järgi ihatsema, et see oli ootamatu punkt siin, aga contenti ikka lendas, ikka 2 august tuli sisse ja täna peab tänama meie päevakangelast härra Schermajurgen, kes siis igasugust mõnusat, ütleme, jutuajamisi leidis ja ka värvikaid ja kelmikaid tegelasi. Oi, kui vahvaid tegelasi. Me leidsime Eesti iseenda inimesi. Wow, lihtsalt. Ja ei pidanud kaugelt otsima. Nimelt, tänane osa me avastame iha.ee ja naisteka foorumeid. Vot nii. Ja ega ma ei hakka siin rohkem midagi tiisima. Me hakkame kohe rääkima sellest, nii et head kuulamist. Võta üks klaas piima kõrvale ja võtke klaas piima. ja see praegu nali ei ole teie jaoks praegu loogiline, aga võtke oma mingisugune väike vend ka kõrvale. Siit saate kohe targemaks. Nii, head kuulamist. Kiur, mul on sulle contenti. Ja ma arvan, et see meil on uus segment, ongi naisteka ja iha.ee segment. Okay. Vaatame, kas me nüüd nagu eraldame need, sest et naistekas, siin on natukene siuksed leebemad teemad, aga siin on üllatavaid asju. Iha.ee, see on, sa võid juba eeldada, mis siit tuleb. Ihas me hakkame natukene keskenduma iha.ee kasutajate peale ja ma annan sulle pärast siis siin lugeda ka. Aga põhimõtteliselt ma räägin nüüd kuulajatele natuke tausta ka. Me oleks pidanud Kiuriga siin salvestama, ongi kell 9, tegelikult jõudsime õigeks ajaks, aga ma pakkusin välja, et teeme varem, tund aega varem, aga Kiuril olid mingid asjad, siis ma teen eeltööd. Ma olen tund aega nendes foorumites istunud. Me hakkame foorumid uurima. Ja aeg läks nii kiiresti. Ma olen nii fucking invested, see on nii huvitav. Ma proovisin oma iha.ee kontosse sisse logida. Ma mingi kuradi mitmed aastad tagasi tegin, et näha lihtsalt, et mis siin on, vaata. Sa maksad põhimõtteliselt raha, et näha siis neid nii-öelda tilli ja dissi pilte. Aga sa saad foorumitesse tasuta minna, see oli positiivne. Kuna mul oli ka siin väike upsi, siis ma uurisin naistekat alguses rohkem ja ma mõtlen, et me võiksime võib-olla alustada nendest, kui sul selle vastu midagi ei ole, Kiur. Kas sa ütlesid, et Kiuril on asjad, see kõlab nagu mul oleks kuradi päevad olnud, ja ma pidin mingi käima midagi vahetamas. Oodan, et okei. See ei olnud minu asjad, need olid fucking Dublini bussi asjad ja ma teeksin lihtsalt kiired sekundid selle peale. Okay. Türa, ma jooksin täie sitaga, mul on mingisugune töö juurest.
mul on mingi mudaväljak. Siis üks härra oli, et teeme no varem. Ma olin nagu, ei pohhui, ma panen Usain Bolti sprindi, panen siit mudaväljakut niimoodi, et sa libised terve aeg. Nii, ronin üle aia, mul on käsi valus, ei pohhui, ei, Jürgen tahab varem teha, ma olen tubli poiss, sa jooksid üle aia. Nii, siis ma jooksin sinna fucking rongijaama. Kuradi minuti täpsusega olin nagu, kui nice, mediteerin niimoodi rongi peal, et ma oleksin full focused podcasti jaoks, ma olen kõik valmis tegema, okei. Nii, siis jõuan sinna bussipeatusesse ja ei tule bussi. Nii, ja Kiuril on asjad, mine putsi türana. No vabandust, sellepärast mul wife beater ongi täna seljas, kõredi vaatajatele läheb peksmiseks. Ma arvan, et ihas on seda palju raisk. Okei, ma olin lihtsalt väga elevil, et jõuda siia naisteka nurka. Naistekas siin on väga palju nurkasi, kategooriaid, aga üks, kuhu mina praegu vaatasin, oli siuke kategooria nagu lase aur välja. Siin on siuke nurgake nagu feministi nurgake, lolliklubi, sovinisti nurgake, hea kogemus, halb kogemus, unetute nurgake ja 50+ nurgake. No nii. 50+ nurgake. Ma annan seda sulle lugeda, sest et muidu on see, et mina hakkan siin järjest juttu rääkima ja nüüd, kui sa seda postitust loed, siis palun ära neid nimesi välja viska, sest et tegemist on tõenäoliselt, mitte tõenäoliselt, vaid tegemist on keskealiste inimestega, kes võib-olla ei ole nii nutikad netikasutajad, nii et palun ära neid täisnimesi välja loe. Aga räägi meile sellest postitustest ja siis kes on vastanud, on ju? Mulle meeldib, et siin on tsiteerinupp, nagu et see oleks mingisugune kuradi teadusartikkel, et sa tsiteerid siin mingisuguseid igasuguseid tegelasi. No ütleme siis, kõigepealt V-tähega nimed, need on alati ilusad. Härra Vello siis. Härra Vello tegi postituse seks ja tutvus üle 50 aasta. Kas naisi, kes tahaksid 46-aastase mehega seksida, siis anna märku. Juba ilus õige kiri. Nüüd on tegemist siis proua Mallega. Tere. Olen üksik 2 lapse ema. Elan Nõmmel, kodu suur, see on üks sõna, kodu suur, aga majalaenu on raske maksta. Rakse maksta, vabandust. Riigitoetus väike ja palk Lidli kassapidajana ei too piisavalt sisse. Mõtlesin teha side businessi ja teie pakkumine tundub mulle päris ahvatlev. Suured tänud ja jään vastust ootama. Sinu Malle. Need postitused, esimene Vello oli 28. september 2022 selle postitanud. 7. oktoober oli Malle vastanud ja siis 6 aega pausi ja Hille Sille on kirjutanud. Kas siin keegi teab, mida nõutakse Eestisse saabumisel inimeselt, kes tahab tulla väljaspoolt Euroopa Liitu turistina? Siia postitus alla. No, keegi hea inimene on vastanud talle, millisest riigist, kui Venemaalt, siis peab vastama küsimusele, kas Putin on terrorist, kellele kuulub Krimm ja nii edasi. Aga, Kiur, Vello on tagasi. Mulle meeldib, esiteks need on kõik nagu L nimed ka, 2 L peab olema, vaata kuradi Vello, Malle, Ille. Aga Vello on tagasi tõesti kuradi Rajuga, 3. november. Tere, olen Vello ja elan Paides ja töötan saeraami operaatorina. Võid helistada või sõnumi saata. Ma oletan, et see on siis päris number, kui keegi tahab Vellole saata sõnumit. Ma ei tea, ma vist ei loe ette, ma arvan, et ei ole vaja, pani numbri ja kirjutas ootan tühik punkt. Tühik punkt, jah. No ja ma arvan, et see viimane, see on võib-olla troll, aga keegi, kuradi Julia on rebinud siia vahele, kõik tahavad Vellot. Julia on kirjutanud, tahtsin sõnumit saata, aga kaotasin prillid ära. Ma muidu 86 ja elan ka Paides, kas lähme kohe restorani?
restoraani. Noh, see on siin kell 3 hommikul kirjutatud, ma kipun arvama, et see on troll, aga päris hea. Äkki Juulal ei ole und, ta ei ole esiteks Julia, ta on Juula. Juula, vabandust, ja. No okei, perekonnanimi Koni, no mõt see on juba no türa putsina, sa arvad, et Juula Koni on päris inimene, mine vitte. You never know. Aga see päris, nagu ma tükk aega, kui ma siin nagu sirvisin naistekas, siis siin on selles mõttes, et minu lapsel tuli, on ju, puberteet, et kuidas sellega kuidagi, et mingisugused küsimused, vastused või siis, et pesumasin läks katki, teeb sellist häält, palun aidake ja nagu sellist asja, et kuradi täisnimega mingisugune keskealine tuleb, et tahaks nussi, andke märku. Ja see veel, et keegi on vastanud, keegi Malle, hea meel. Ma guugeldasin Vellot, Mallet. Mallet ma ei leidnud. Ma leidsin aga ühe Vello, kes näeb välja täpselt nagu te kujutate, et Vello välja näeks. Ja ongi nii. Rohkem me sellest räägi. Operaator või? No, nii. Siis ma läksin, need on täiesti, mis on need rabbit holes või et hakkad järjest ujuma, sukelduma siin postitustest. Ma olin väga pikalt investeeritud ühte naisteka postitusse, mis siis on pealkirjaga Kodus alasti. Ja seda oli siis Urve 2010, 3. aprillil küsinud ja kui paljud teist kodus ka alasti olemist naudivad? Kiur, kui palju sina alasti kodus käid? No ma elan 16 inimesega, et tavaliselt on see suht šokk, kui ma seda teen. Aga tead, ma olen positiivselt tagasisidet saanud selles suhtes, et ma nagu vahest ikka, kui kelmikas tahad olla ja siin erinevaid rahvusi natuke üllatada, milline üks siuke, mis on paraja paksusega Eesti mees välja näeb, et siis alati lasen neil nautida, aga oleneb aastaajast. Kui külm on, siis ikka pigem hoian peidus. Kusjuures see sama postitus on ka 50+ nurgakesse postitatud, nii et see on täis keskealisi, kes siin pikalt ja lühidalt räägivad, kuidas neile meeldib paljalt kodus käia ja see pani mind väga mõtlema nagu enda vanemate peale, et kas nad teevad seda ka, sest siin on näiteks see ei ole nüüd hea näide minu jutule, aga keegi anonüümne on kirjutanud: kodus alasti olemist naudivad paksud naised, sest tahtes paista saledatena ostavad nad 2 numbri väiksemad riided. Alasti olek lubab suurel kerel puhata pigistamisest ja hõõrumisest. Okei. Siis päevakoer oli vastanud: issanda ristike, mis küsimus, iseenesest mõistetav ju. :D, muidugi paljalt. Ja mida rohkem ma scrollin seda, siia on nagu üle 7 lehekülje vastuseid ja need kõik on kas siis, et absoluutselt käin, talvel mitte, sest et elutoas on 18 kraadi, magamistoas 14 kraadi. Jesus Christ. Ja ma ei tea, mis see on 2010 kriisiolukord, on ju, nagu meil praegu. Ja siis on teine pool inimesi, siin on nagu tekkinud konflikt, kus sul on ühesõnaga nii-öelda siis nudistid kogunenud, kellele tõesti meeldib paljalt toas käia, ja siis on teine pool, kes on nagu, et mis mõttes, miks teil on vaja paljalt kodus käia? Ja et kui palju seda teete, siis on reaalselt inimesed, et mis mõttes, ma tulen töölt koju, ma koorin ennast paljaks, ma käin paljalt ringi ja kuniks ma pean välja minema või külalised tulevad, siis ma panen ennast riidesse. Ja siis on muidugi mingid rasvase inimeste mingisugused naljad siin vahepeal, on ju, aga täiesti raju kogemus. Ja see pani kohe mõtlema, et issand, Kiur, kas sa kujutad ette, et sinu vanemad, nagu sa oled mingi 16, sa läksid kooli ja vanad koorisid ennast paljaks, käisid kahekesi ringi, sest et ka see, mis ma leidsin, et tuleb välja, et kahekesi on see palju nauditavam. Ei, mul on
negatiivseid kogemusi küll sellega on negatiivset tagasisidet anda selles suhtes, mul vanemad magavad paljalt et siis selles suhtes, et öösel vetsu tihtipeale julge ei ole minna, et siis võib igasuguseid asju näha, aga no ma arvan, et see on siuke koos vanaks kasvamine ka, et võib-olla see on nagu siuke body confidence värk, et siis kui nagu, et sul nagu lohiseb, siis lohiseb mul ka. See on väga hästi öeldud, jaa. Ma annan sulle, oota, kas see on nüüd viimane? Ahah, see on viimane 50 pluss nurgake. Ei ole, nüüd tuleb 50 pluss viimane ja see on võt nii hea, see on nii hea, et ma annan sulle taas kord ette lugeda. Käed värisevad juba raisk. See eelmine oli juba päris hea. Ei tea, kas see on siin ka päris nimi? Eid 15 F. See on, jah. Okei, no siin on siis tegemist 2 aastat, registreerus 2 aastat tagasi, aga väga värske värk, vaid mõni kuu tagasi räägime siis sellisest lõbusast teemast nagu eutanaasia. Võib-olla ei ole see, nüüd Eid rääkimas. Võib-olla ei ole see uus teema siin foorumis, aga ma sooviksin siit abi, kui keegi teab, kuidas aidata. Olen mures tervise pärast, kui peaks nii juhtuma, et jään voodihaigeks, siis ei tahaks sugulastele koormaks jääda. See on mitte semikoolon, see on sidekriips, tahaks surra. Oi, olen kuulnud, et meie ühe kuulsa laulja naine võttis suure koguse tablette, kui mees suri ja õnnestus ka surra. Kas keegi teab, mis tabletid need võiksid olla? Olen juba üle 80 aastat vana. Oi, no see on järgmine nimi ja mulle meeldib Oot, aga kas teeme siis dialoogi vaikselt? Teeme dialoogi ja kui ma saan õigesti aru naistega sellest süsteemist, et kui sa hakkad nagu vastama mingisugusele postitusele, siis sa võid oma nagu nime muuta, sest et nii palju, kui ma sirvisin, siis nagu hästi palju olid inimesed pannud enda nimeks siis nagu mingi osa nagu lausest. Et nagu ka siin inimene on pannud enda nimeks Oot, aga postitus jätkub siis väga hästi praegu niimoodi, kuidas ma hakkan lugema. Oot! Kui sa tõesti oled otsustanud, siis mitte mingeid suvatablette võtta, vaid võtta ühendus selliste Euroopa riikidega, kus eutanaasia on seadustatud. Otsi adekvaatset infot ja unusta igasugused tabletid ära. Siis päev möödudes, no see oli nüüd 11.15 õhtu kirjutatud, et see oli vist nagu siuke oot, et ärme nüüd kuhugi torma, eks ju. Nüüd päev hiljem proua Eid, või ma oletan, minu peast on proua. Jah, Hollandis, kus ise teed või masin teeb surmasüsti, on ju kallis. Kusagil 10 tonni. Pean loodusmeeste käest uurima, kas on mürgiseid rohuteed. Ehk annab kärbseseenest midagi teha. Minu teada kärbseseenest peaks hea paugu saama küll, aga nagu mitte sellisel teemal, nagu, et siis ma arvan, et see jääb kuradi sita lahti ja võib-olla need allukaid. Viikingi värk peaks ikkagi olema. Oi, aga siin on mõttekaaslasi. Ja nüüd nädal aega, nüüd päris see hetk, kus meie salvestame nädal aega tagasi on vastatud veel. Ka mina olen samas seisus ja väga kahju, et meil ei ole sellist teenust. Teisiti ma seda ei nimetaks, seda enam, kui see toimuks minu enda soovil ja täie mõistuse juures olles enda vabal tahtel. Olen 84 ja ei taha enam elada, aga jääda hommikul koju voodisse ja et mind sealt nädala või paari pärast leitakse, seda ma ka ei taha. Miks ei võiks meie enda meditsiiniteenistus maksustada minu suur soov väärikalt siit ilmast ära minna sümboolse summa eest, minu puhul näiteks 2 või 3 000 euro eest? Sest pension on 600 ja selle summa kogumine näitaks, et mul on tõsine tahe seda teha. Aga 10 000 eest Hollandisse minna, see on irvitamine. Ja veel aina korrutatakse väärikalt vananeda. Mina igatahes katsun selle talve üle elada, oma kodu korda teha, see tähendab koristada, sulgeda ukse ja minna vaba surma. Minu tahe on tugev, mingeid tablette ei soovitaks, endalgi on perearsti poolt 5 erineva diagnoosiga väljastatud tabletid, küllap pannaks kõik kokku mingi tulemuse. Mis see vaba surma, mis see hüppab kuhugi või? Ma ei tea, ta lihtsalt kavatseb
magama minna ja siis mitte tõusta või siukse valiku teeb. Ja millegipärast on samal päeval siis 3 minutit hiljem millegipärast iseenda postituse või nagu kommentaaril vastanud, mul pole mingit pilti ega videot. Ma ei tea, võib-olla siis äkki tal oli, äkki see on mingi teine post, äkki tal läks lihtsalt telekal, läks pilt eest ära. ei tea, või järsku kõik tahtsid teada, mis kuradi diagnoosiga tabletid on väljastatud, et anna pilti ja videot, et mis sa siis kokku paned, aga Jesus. No see on raske teema, ma pean ausalt ütlema, et seda ma nüüd siit küll ei ootanud saada. Aga mis sa teeksid? Sa oled samas olukorras. Kus sa jõuad siis oma? Meil oli koolis ka eutanaasia siuke arutelu kirjanduses ja selles mõttes see on sama gümnaasiumanik oma arukorradi Hedovits time, et kui keegi arvab, et temast ikka asja ei saa, et siis tulge siia tuppa. Ja, ei noh, see oli hea arutelu, sest et ma olin ka kohe alguses, ma olin mingi türa, kui inimene tahab, on ju, ja las käia, vaata, teeb ära. Aga noh, siis ongi nüüd nagu see raske küsimus ja koht tuleb see, et mis siis, kui sul on nagu noh, kuidas sa saad aru, et inimene on siis täie mõistuse juures ja et ta siis nagu noh, pärast ta ei saa pärast kahetseda, aga nagu noh, sa oled depressioonis või et võib-olla sul on lihtsalt noh, kuradi nii sitt aasta olnud ja see nagu noh, in the long run see läheb paremaks, aga kuidas sa seda nagu raamistad või nagu seadused või mingid reegleid lood, et millal siis nagu sina kui meditsiinitöötaja loed seda paberit, oled mingi okei, davai. Et kas see eutanaasia, noh, võtame niimoodi, et okei, et eutanaasiat sa saaksid ainult teha siis, kui sa oled mingist vanusest alates, või kas sa saad ka eutanaasiat teha siis, kui sul näiteks on ju mingisugune haigus, mille noh, sa tõenäoliselt sured ära või sulle on antud kuradi mingi teatud eluperiood või siis, et sul selle haigusega elada sinu elamiskvaliteet läheb nii kehvaks ja piinarikkaks, et sa oled mingi tõmmake lihtsalt fucking stepslist välja mind, vaata. Ja see MLS peaks see most pop olema. Minu arvates meil oli kirjandustunnis see pealtnägija kuradi klipp, kus tädi läks Šveitsi otsa peale tegema. Ma vaatasin netis pidavat nüüd selline firma olema, kes teeb stiilseid enesetapupoode. Saad isegi värvi valida, saad valida mingi sükse mõnusa lilla või äkki stiilse rohelise. Mis asi on enesetapu, mida see tähendab? No see on, ma ei tea, mis nad teevad suga seal, siis kuradi võtavad õhu ära, ämmid seal kuradi lilla. See on nii aeglane. Ma ei tea, miks ta selline, ma nägin, no see on nagu Pistavad su pea vanni, ei lase välja, sind tere suruvad vee alla. Aga see on stiilne fucking, see on kuradi mis see on, violet lillane. Ma nüüd lihtsalt pildi järgi ma võin kirjeldada, kuidas see välja nägi. No kui sa kujutad ette mingi sci-fi film, eks ju, kus nad tulevad sealt kuradi poodist välja, põhimõtteliselt samasugune püha üritus. Ma oletan, et võib-olla siis äkki sa saad selle kuradi süsti ära ja siis lähed sinna, ma ei tea, pärast on mugav matta või ma ei kujuta ette, miks sul seda poodi tegelikult iseenesest vaja on. Aga ei, no tegelikult gaas oleks siis kõige loogilisem, et lasevad sul mingi gaasi sinna sisse ja natuke ähmid ja siis on korras. Ma oletan, et see on loogika, aga ma muidu või noh, ma arvan, et see psühholoogiline test, et see teed sa nagu tõrmenib ära, kui inimene on oma mõistuse juures, aga no siuke neid postitusi lugedes ma arvan, et siin on lihtsalt võib-olla, et lähedasi ei ole, noh. Kui sul lähedasi ei ole, et siis tulevadki sellised mõtted, et kuradi aitab näljast. No siin oli, mina lugesin rohkem seda noh, süütunnet ja see, et issand, et noh, vaata teised peavad hakkama minu eest tegelema, vaata, ja noh, okei, temal jah oli see, et okei, mind leitakse, aga noh, tegelikult ju vanurite ja vanemate inimeste seas on ju see täielik probleem, et no ma ei taha olla I don't want to drag my family down, sest et kuradi peavad mind tulema ja vannitama või midagi, vaata. No ja siis mõtle, kui sa oled veel täie nagu mõtlemise juures ja siis siin pannakse veel nagu vanade kodusse, mis on nagu põhimõtteliselt nagu lasteaed, vaata, et siis
see on kuidagi nagu siuke enese siuke respekti või austuse küsimus ka alati nagu no ega igasuguseid on, ega mul ema oli ühe juhataja ja siis seal oli päris pull, seal oli fake bussipeatus, sest kõik nad proovisid põgeneda sealt, vaata. Hui. Ja siis nad läksid sinna istuma, ootasid kuni buss tuleb ja ei tulnud, õhtu lõpuni istusid ära ja siis lõpuks läks üldse meelest ära, et kui ma siia maha istusin. Ja siis tuleb püst ära, jumala chill. Et selles suhtes skeemid paigas. No ma ei tea, too tundus nagu siuke looduslähedane koht, miks mitte. No ema nüüd enam ei ole seal, aga Taheva sanatoorium, et palun väga. Loomulikult selles suhtes, et kui sa oled nüüd lähedastelt kaugel ja siis kui oled kuskil kuradi pära perse, siis ei ole tore, aga ma ei nagu sellist eutanaasiat võib-olla väga ei pooldaks. Võib-olla ma olen isekas selles suhtes, et ja ma ei ole kindlasti ise sellesse olukorda veel sattunud. Võib-olla olen, äkki ma ei saa aru lihtsalt, aga jah, reality is futile. Lähme nüüd mõtlemiskuulajatele ja ma pidin enne, me oleme kohe naistekaga lõpetanud, aga ma tahtsin ikkagi näha, mis on seal halva kogemuse kategoorias ja seal oli üks pealkiri, mis mind kohe tõmbas, mis oli naiste WC postitus 2004 märts tehtud. Mul on ka ainult halvad kogemused naiste WC. Jaa, ma ei saa aru. Postitus siis jube. Just käisin kaubanduskeskusest toitu ostmast koju, siis tekkis inimlik häda ja soovisin ennast kergendama minna WC-sse. Astusin esimesse WC-sse, seal poti ääred ja põrand kõik täis lastud. Teises polnud paberit ja samamoodi ääred täis lastud. Kolmandas oli isegi poti äärele paksemad häda tehtud. On midagi rõvedamat kui naiste WC. Naised on nii rõvedalt räpased, minu häda pidi seekord koduni kannatama. Siis vastatud siis inimestele, et jah, naised on rõvedalt räpased, ära vast ikka nii julgelt kah üldista. Järgmine, jõle on jah, olin Kristiines tööl, isegi oma töötajate WC nägi välja nagu, pole isegi sõnu, töötajad näevad välja üks hullem kui teine, aga peldikus olla ei oska. Oota, aga ma nüüd ei saa aru. Ma nüüd ei jõua nüüd kohale. Mis okei. No situd sinna prilli peale, okei. No ikka juhtub, eks ju. Ega me kõik oleme seal olnud. Okay. Aga ma mõtlen, kuidas sa naisena kuradi põranda täis kused. Vat. Siin kohe keegi sellest räägib. Ma natuke jätkan selle saagaga, sest siin vahepeal asjad lähevad tuliseks. Okay. Teesin virisete kaubanduskeskuste WC-d üle. Töötan eduka firma väikses eliitkontoris 3-4 töötajaga. Neist üks mina naine, on ka teine naine, ülejäänud mehed. Kusjuures üks neist viibib harva kontoris ja mida ma näen, pea iga päev potis sita rida või vesi peale tõmbamata. Kusjuures ise koristan enda järel alati ära. Ei kujuta ette, mis nende kahe kodudes toimub. Õnneks tubli koristaja puhastab iga päev. Vastanud on siis Tibu. Eks käi siis meeste WC-s, kui sa arvad, et mehed puhtamad on. See ikka koristajate viga. Sama inimene siis, see esimene vend vastab, Tibu. Sa arvad, et koristaja on süüdi. Ta peaks seisma WC ukse peal ja selgitama igale naisele, kes tualetti minna tahavad, et kuidas peab potil istuma ja kuhu oma häda tegema. Naeruväärne. No ja siis ühesõnaga, siin läheb nüüd konflikt selle üle, et kas sitatriibu koristamine on koristajatöö või mitte. Nii, aga nüüd vastus sinu küsimusele. Ma ei saa kah ühest asjast aru. Kuserida poti äärel on tingitud ju sellest, et ei istuta potile, vaid kükitatakse. Miks siis ei võiks prilllauda üles tõsta, kui nagunii kavatsus istuda ei ole? Ja see, et sita rida on koristajaviga, no andke andeks. Koristaja ei pea käima kellelgi tagant vett peale laskmas või siis igal õhtul kuivanud sitta kraapimas. Et ühesõnaga vastus sulle, kuidas siis tilgad saavad sinna peale, on see, et
ei taheta istuda sinna prill-laua peale, vaid kükitatakse selle kohal ja siis ju siis läheb kurat nii-öelda see voolik läheb sprei peale ja lendab, noh. Neil on voolikud seal, seda ma küll ei teadnud, see tuleb välja. Ei, no vot, kui palju pingutada, siis see tupp tuleb niimoodi noh, välja sealt. Okei, ma ei ole õigelt seksinud siis järelikult, ma arvan, see on minu viga, noh. Jah. Oota, aga still, nagu esiteks, no okei, ma olen siin heaolu ühiskonnas, eks ju. Meil on vetsudes on desinfitseerimisvahend, sa paned kõrdi istme üle ja kõik on chill. Aga nagu, kui sa oled nüüd enda arust puhas inimene ja ei taha istuda musta prill-laua peale, eks ju, siis mina ei mõista, kuidas sa jõuad sellisesse olukorda, kus sa mõtled, et no aga ma kusen selle täis. See juhtub kogemata. No jaa, aga no jaa, okei, see koristamise osa küll, noh, siis on juba iga mees iseenda eest, et no nüüd läks, aga tead, ma niikuinii, ma olen lõpetanud poodlemise, ma lähen koju ära, ma ei taha. Ja oma kusevalaja. Ma tegelikult ootasin, et sa pakud välja seda, et miks sa ei pane siis nagu seda WC-paberit sinna nagu selle prill-laua peale. Mina kuulsin sellist asja, et noh, inimesed teevad seda sellepärast, et nad kardavad on ju, et prill-laud on must. Tegelikult, mis tuleb välja, on see, et prill-laud on juba enda selle materjali ja kõige poolest nagu disainitud selle ümber, et ta seal see nagu mustus ei püsiks peal mingit moodi, mis iganes. Aga kuidas on disainitud WC-paber? Selleks, et ta võtaks seda mustust. Ehk siis võib-olla kui sa paned WC-paberit niimoodi, siis sa natukene töötad iseenda vastu. No aga kui kus ta selle mustuse sai, või no selles suhtes, et seal on mingisugune sita partikalid võib-olla lendavad õhku, eks. No siin läheb juba võib-olla natuke liiga teaduslikuks jutt. Meil oleks vaja mingi õige mees kutsuda selleks. Jah, kutsume Chris. Vait. Ei, selle peab välja võtma. Mine ei viitas see mees, ma ei hakka rääkima, ei. Eesti podcastis, see on just õige aeg, me peame rääkima. Okei, see on müstiline mees, ma ei tea, millest jutt käib, whatever. Sitamaja ekspert, ma ei tea, kas ta isegi lahendaks selle konandrimi ära, eks ju, sest ma mõtlen, et nagu okei, kui sa paned selle vetsupaberi, paned sinna peale. Aga kuidas see vetsupaber mustaks saab siis? Ma jäin sama asja peale mõtlema, sest et see, et vetsupaber mustaks saaks, tähendaks seda, et juba prill-laud on must. Just. Ja sul on lihtsalt üks kiht vahel. Nojah, ühesõnaga, okei, siis selles mõttes võib-olla sa ei jää puhtamaks. Raiskamine. Jah. Aga ma tõmban selle jutu siin WC jutu kokku, sest et 18 aastat hiljem mees nimega Tiit on kirjutanud. Naised ongi räpakollid. Isegi jalgevahet kraabivad harjaga puhtaks ja august rääkimata. Mille jaoks siis seksipoes pudeliharjad on müügis? Ikka selleks, et auk lögast puhtaks kraapida. Järgmine inimene vastanud, plõgis edasi piideri netihiiro Tiit, mine ja kepi oma mustusi sa loll piider, jääbki mulle rohkem naisi, tõelisi naisi, sinusugune netihiiro nagunii ei saa. Teema algataja võiks ka põlema panna end, 666 saatan, järgmine vend, sofinist ja netihiiro ja seksinistist siga. Tiit, transvestiit, kooli vaimu haiglasse, pederass, seal on su koht, lol. Aitäh selle eest. Oota, aga mis nende härrade nimed olid seal lõpus? Nende nimed olidki plõgis edasi piider ja netihiiro Tiit ja sovinisti ja netihiiro ja seksistist siga. See oli nimi? See oli nimi, jaa. Võt siin tulebki see, et nad saavad niimoodi teha. Äkki nad juba teadsid ette, nad mingi 18 aastat tagasi tegid seal kordi konto valmis. Ma Tiidule näitan reisne. Saadan sulle viimase naisteka postituse, see on siis kategoorias koolilaps. Oi. No selged pildid, see on siis siuke tugev 7 aastat peaaegu tagasi, no pole paha. 2016. Ja munadesse löömine,
siis Merike 9876 kirjutab: tere, olen 12-aastase poisi ema. Eile krabas ta endast vanemal tüdrukul rindadest ja jooksis siis minema. Tüdruk ütles seepeale oma sõbrale, kes omakorda ütles meie tütrele, kes omakorda ütles meile, et kui ma teda järgmine kord näen, löön talle munadesse. Ma ei tea, kas ta seda mõtles tõsiselt või mitte, aga poja on nüüd hirmul ja kardab välja minna. Kokkuvõtteks, mul on 2 küsimust. On ta tõesti piisavalt vann, et esimest korda munadesse saada? Okei, vana. Ma mõtlesin, et see on mingisugune slangi termin. Piisavalt autoreis. Okei, teine küsimus siis. Kui too tüdruk seda tõepoolest teeb, on see temast õiglane? Okei. Kas sa võtad mehe rolli või? Mees on siis kirjutanud: muidugi teie poja käitumine pole õigustatud, aga see pole ka lahendus, kui munadesse lüüakse. See võib halvasti lõppeda. Lõppeda? See on huvitav, nagu eesti keel on tõesti raske keel, aga huvitav, et nagu kuidagi nii halvasti läheb. Siin on tõesti, jah. Okei, oma Jossip kirjutab: küsis Saagime käest, kuida see munadesse löömine käib. Kuitan ette, et see on niisugune saare mees. Tal ilmselt juba kogemusi. On kirjutanud: munadesse löömisel ei ole vanuse piirangut. See tähendab, kui juba nii mees on, et rabab tüdrukuid, olgu valmis ka vastu mune saama. Õiglane see on. Miks tüdruk peab taluma mingi nolgi käppimist? Õige jutt, raisk. Kurjam vastab: ma saan ka pidevalt vastu mune, aga selle karjub ära. Naine 47 on vastanud: minul sai mees mõned aastad tagasi puuoksaga mööda mune. Mõlemad munad täiega paistes. Ikka veel mõned aastad tagasi. Ei saanud kõndidagi. Kiirabisse ei julgenud minna. Juhuslikult helistas naabrinaine minu sõbranna, tema loomaarst, ning rääkisin õnnetusest temale ka. Juhuslikult helistas naabrinaine minu sõbranna, tema loomaarst. See oli vist niimoodi, et kõik järjest helistasid. Helistas naabrinaine minu sõbranna ja siis loomaarst. Rääkisin õnnetustest temale ka. Ütles, et võib läbi tulla ja süsti teha. Tuligi, tegi mõlemasse munasse valuvaigistit ja asi korras ning paistetus kadus ka mõned päevad hiljem. Loomaarstiga munadesse issand jumal, okei. Kas sa paneksid või? Ma ühe korra elus võib-olla paneksid, aga ma ei tea, kõlab nagu, ma paneksin lihtsalt pulli pärast, paneksin ühte kotti, vaata, ja siis vaataks, et kas see teine nagu pärast reageerib või mitte, aga no. Okei, lugeja kirjutab: see on tõsine teema või? Siis on kindel vaid üks. Sa, autor, ei ole selgelt piisavalt vana, et olla ema. Kui vanad sa lapse said? 10-aastasena või? Vaene laps. Vastused on kirjutanud jah mõlemale küsimusele. Okei. Tema ema, I assume. Jah. Tekibki minulgi õigustatud küsimus, et kui vanalt siis võib poiss naiselt jalaga munadesse saada. 12 tundub liiga vara. Ehk 16 pluss on õige aeg. Neil sa teed mingi pakti lihtsalt, et 4 aasta pärast näeme raisku. Paktidest rääkides naine 52 elukaaslasega sai kihvedu kunagi sõlmitud. Kui kaotab, siis 5 lööki jalaga munadesse. Minu võit oli. Pärast olid mehel munad paistes. Mida sa... mul oli... no siin läheb isiklikuks ära, aga mul oli üks eks, kel vahepeal meeldis panna pauk munadesse mulle. No names. Aga mina ei mõista, võib-olla sa ei taha seksida, võib-olla selles on asi, vaata. Ja siis see on nagu siuke garantii, et siis läheb nagu isu ära või nii, aga miks sa paneksid oma, nagu ma ei lööks küll, isegi kui ma ei tahaks oma naisega seksida, siis ma küll tussi ei lööks teda, et ma näitan sulle raiskne. Paugu kirja või? Vastu klitti ja kuradi litaka. Löön su, mulle meeldib see ütlus, löön su munasarjad nii sügavale, et need tulevad su kõrvadest välja ja sa näed välja nagu Shrek.
oi, Shreki see on kõrvad, päris hea reisk. You know. Okei, aga Vello on tagasi kõige algusest peale. Nii, see on isegi siis, see on peaaegu mingi, see on 6 aastat hiljem. 6 aastat hiljem on see kuidagi keegi on aktiivseks teinud selle, aitäh Vello. Ja aitäh, Vello. Lase enda pojal natuke veel teda katsuda. Parimate soovidega. Härra Kiik. No tere, kui sa oma perekonnanime sinna lõppu paned. Mingi uurige Vello Kiikile, see on vahva tegelane kindlasti. Täitsa vittus. Aga ma mõtlen, et sa stambelid 6 aastase postis 6 aastat, siis mõtled, et mul on üks infokild, mis siin on kindlasti vestluses puudu. Siis tropid sellise poisi või? No seda ma ei oleks ootanud. Ei, aga naistekas tõesti, see oli üllatavalt hea content, ma pean kõik munad sulle andma, munad sinu korvi. Aga me oleme kulla kallikene, me oleme ületanud selle poole läve, aga tahame ikkagi natukene iha ka siin uurida. Ja minu seiklus ihas siis põhimõtteliselt lendasin sinna foorumitesse sisse ja siin on põhimõtteliselt niimoodi, et enamus nendest asjadest on siin enne 2010 on ju. Aga kusjuures positiivselt üllatusin, et tegelikult nagu juba 5 päeva tagasi on siin väga aktiivsed tegelinskid olnud. Ja tegelastest rääkides, kui sa oled siin nagu kasutaja, siis põhimõtteliselt sul on see profiilipilt, siis on sinu sugu ja see sugu on vastavalt siis punane või roheline vastavalt sellele, et kas sa oled hetkel aktiivne. Ja siis on see nimi on ju. Ja ma vaatan postitusi, mis on aastast 2004 ja leian mõned nagu pidevad nimed, kelle see profiil on roheline ja ma olen mingi, mis asja, ma pean vaatama su profiili. Ja iha.ee kuradi üks vahva asi, mida sa saad teha, on esmalt sa saad panna oma kontakti, sa saad oma seksuaalsuse, tutvumise, töö ja elu ja huvidest siin rääkida kategooriates ja sa saad sitaks endast pilte panna. Ja mina tahaksin sind tutvustada ühele tegelasele, kelle nimi on JFM. Ja ma tahan, vaatame teda koos. Ma räägin, enne kui me läheme süvitsi, ma tahan rääkida, kuidas ma ta üles leidsin. Et esmalt ma läksin sellisesse jututuppa nagu mida arvate LGBT truud ja truudusetud? Ma päris sellest küsimusest aru ei saa, et LGBT, mis te arvate sellest, et inimesed on truud või truudusetud? Ja meie nüüd peategelane, ütleme talle JF, paneme Juhan talle nimeks. Ta on mees. Sa vaatad, jah? See on päris vahva. Ja tema oli väga aktiivselt selles siis siin nagu andnud mõista, et sellele küsimusele ei ole ühest vastust. Truuduse murdmine toimub kõrvade vahel, mitte püksis. Ja siin läks suur arutelu siis sellest, et et inimeste piirid, et inimesed on erinevad, et ühes suhtes sa ei või näiteks teise naise poole vaadatagi, ilma et see oleks nüüd truuduse murdmine ja siis teises suhtes on jälle see, et sa võid teise inimesega voodisse rõnida, ei olegi probleemi. On ju, nii edasi. Lihtsalt korra hetk, mis ma siin korrad väikse kajaka maha panin. Välimus nagu välimus ikka, eks ju, aga lihtsalt tal on, sa saad nagu vist descriptioni panna enda välimusele. Ja tema description on luuletus. Mul nina nagu nagi ja paljas pealagi. Jah, ta on tõesti, ma ei tea, kirjeldame, ta on siuke, issand jumal. Ma ei tea. Esoteerik, mina ütleks, siin on mitu faasi olnud elus, ma arvan, siin on kasutaja on tehtud 2008. Et tegemist on inimesega, kes on kogenud ja tundub, et on olnud siuke väike spirituaalne avanemine, mingisugune hetk,
alustame loori algusest, läheme siia kontakti alla, siin me näeme on ju kontotüüp mees, sünniaeg 2. august 1954, kui see tagumine number siin peab paika, siis ta peaks 68 olema, oota, see ei ole õige. Kui ta 54 sündis, see on 46 ei on pluss õige küll, 22. mul isa on 61 ja tema on 61 sündinud. Nii et ma arvan, võib täitsa õige küll olla. Siuke 70 kanti, ühesõnaga jah, okei. Lisainfoks on ta pannud. Küsida võib kõike peale raha, sest seda lihtsalt pole. Pakkuda võib samuti kõike, mõnda aega Soomes hetkel. Okei. No ja ma ütleks, et välimust kui veel kirjeldada, siis kui sa mõtled, et näiteks, et siuke mingisugune filmitegelane, kes on salaja häkker näiteks, aga undercover töötab ehitajana. Jaa, issand, kui hästi. Et see, ma tunnen, täitsa ütleb ära ja silmad säravad, see on ka kindel laksreisk. Loe palun ette see seksuaalsuse tulp. No teeme nii, orientatsioon nagu me kõik hetero, kui tihti soovin seksida, no ikkagi korra päevas. Minu roll seksis, aktiivne, passiivne, see on nagu need, mul koolis õpetati, majadest õppisin aktiva, passiva, et mõlemad poolt on ikka, see on ikka oluline. Erutab naise keha, jahutab, loll jutt, ideaalne esimene kohting, kas ta tahab, et talle lilli tuuakse või? Lilled ja võib-olla kui mulle tooks naisterahvas lilli, mu süda sulaks. Mulle meeldib. Okei, no mul ei ole vist seksuaalsus nii kõva veel, kui mul lilli tuuakse, siis ma mõtleksin, et võib-olla on valesti asjast aru saanud ja tahab äkki lihtsalt head geisõpra. Aga mida õppisin oma viimasest suhtest, kõik on hea, mis hästi lõpeb, mis muudab sinu jaoks seksi kvaliteetseks, kui jäädaks rahule. Täiega aus, õige, ma nõustun sellega, selles mõttes, et see on ainult hea. Ega siin ei ole tõesti midagi väga kobiseda, loll jutt, ma ei tea, vahepeal mind küll erutab, et siis võib-olla nagu siuke hate fuckimist teha, aga muidu jah, ka mind erutab. See on siuke, ma ei tea, mis see Brooklyn Nine-Nine, kus Captain Holt, kes on siis gei seal, räägib, kuidas talle naiste keha meeldib, ütleb, et those sandbag feels, aga mind erutab naise keha, see on siuke nagu, ma ei tea, väga, väga basic vastus, aga no kui nii, siis nii. Ja neid teisi tulpasi, tutvumine, töö ja elu ja huvid, huvid osas meie kallis Juhan kuulab poppi, rocki, klassikat, suitsetab, alkoholi joob vahel seltskonnas ja narkootikumi ei ole kunagi tarvitanud. Ja liiklusvahenditeks on liinibuss, troll, tramm, auto, jalgratas, veesõiduk lausa. Tal on kõik olemas. Kujutad sa ette, pullipappi veesõidukiga, vett ei ole isegi lähedal, vett ei ole isegi kilomeetrite kaugus seda näha. Aga tuleb. Sõuab kuradi kuivalt keset kuradi Tartu maanteed paadi sees lihtsalt tuleb kohale. Tuleb rais. Aga räägime natuke piltidest, et minu lemmikpilt on see, mis on kellega haua kõrval see on vist see eelmine suve. Kõik on hea, mis hästi lõmmeb rais. Kes see on? Silja või Sitja Oodet Mattias, issand jumal. Kõlab nagu kodut oleks Sitja kodutu, ma loen nagu. Sa läksin mikri juurest ära, ega me siin väga... Ai, vabandust, jah, ma läksin mikrist eemale, aga jah, siin on, ma ei tea, ma loen välja, vist on nagu... näen, ei, tal on kirjutas juurde, tal on ju, oh my god, tal on iga pildiga on vist äkki description isegi. Sitakoti Matsi haual Iconit meenutades. Kas nagu see laulja Eikon või? Ei, ma... Eikon, jaa, Eikon. Okay. Ma haumi. Ei, see on super. No jah, oi, aga tal on vist, ma ei tea, miks ta seda obina ei pannud, tundub, et ta on vist luuletaja isegi, sest siin on üks tore jäädvustatud hetk, kus ta on siis
natukene mitte kaines olekus, kuskil ilma naljata 15 õllepurki no, on see on ees. 30, see on 30. No okei, 30. Okei. Saan on puru, põdrad purjus, kingid maha jõin, ma lurjus. Pood on kaugel, rahad läbi. Kurat, laste ees on häbi. Tere ei, aga ma läheks küll kokku saada, kahju, et ta meie ei taha näha, Tead, neid lapsi mainides ma mainin, et siin on veel tutvumise poole pealt on küsitud, et kas sa oled abielus? Jah, kuid me ei ela koos. Kas sul on lapsi? Jah, kuid me ei ela koos. Et ta on üksik, et selles mõttes kuulajad siin annab, praegu on veel võimalus, ta on küll siin vanadus hakkab kisuma, aga viimane aeg krabada. Keskmine hinne on 7,84. Kui 84, siis tähendab, et siin on isegi palju kuradi hinnanguid antud. Ja ta on VIP-liige, tal on siin VIP-konto märk. Ma ei tea, mida see tähendab, aga jaa. Mulle meeldib selline pilt, kus ta häkkermänn on prillid ees, väga pühendunud arvutisse ja caption on It's my life. No, ja et võib-olla oli mul täitsa õigus selle häkkermänn. Sul oli täiesti õigus ja no muidugi mulle meeldib see kontrast järgmise pildi vahel, kus tal pükstest nüüd alukate vahelt tuleb, ma ei saa aru, mis kuradi nõge seda sinna püksi on pistnud, aga see niimoodi vaatab välja, me tilli ei näe, aga siuke, ma ei tea, noh, kuradi siuke naba ja lill ja püksist tuleb välja, et siuke kunsti on tehtud. No aga kus sa tead, et tilli ei ole näha, äkki see ongi tegemist nagu, noh, igaühel on omasugune, ütleme niimoodi. No okei, see on kuradi mingi huvitav haigus sel juhul, mis ta nii spaiki välja näeb. Ja noh, tegelikult ma vaatan siin ikka mõnda pilti ja ma ei tea, kas tal on fotograafides sõbrad, aga see üks mustvalge, kus ta paljalt tabureti peal istub ja teeb suitsu, see on nagu, see on esteetiline. Ma nagu kujutaks enda vanaisa nagu raamitud pilti kuskil niimoodi, ma ei tea, see annab mulle sellist vaibi. Ma paneks juba selle seina peale ausalt öeldes. Jaa, aga ta millegipärast selle pildi, tal on üks pilt lihtsalt enda silmast hästi lähedalt, ta kasutab seda enda profiilikana, et ma näen nagu, it's a lost opportunity. Kus sa vitt, millised kõrvad või? Jaa, sa leidsid kõrvapildi. Oi, sa puts. No see ei ole isegi inimene ju. See on täielik goblin. Oi, level 6 raisk. No ma ütlen, et lill püksis on nüüd võib-olla isegi täitsa normaalne siin. Oi, see on metsatöll. See on täielik, jah. Siin on kuidagi niimoodi valgus paistab, et tal on sellised suured kõrvad, aga valgus tuleb tagant niimoodi, et need lähevad läbi ta kõrvade. Nii et tal on nagu suured punased kõrvad ja ta on siuke kiilanev pika ninaga ja ta näeb täielik nagu, this is goblin spotting right here. No jah, no selles suhtes, ega me kurjad ei ole, või nagu selles suhtes me kirjeldame lihtsalt nähtud, võib-olla äkki see oleks, oi kurat, see oleks päris pull, kui me saaksime no see võib-olla see on natuke ambitsioonikas, aga kui oleks enda nägu oleks meil photoshopitud siia peale, et siis see oleks nagu siuke ma tunnen hea episoodi kirjeldus, kuidas me 2 kordi goblinit lihtsalt jälgime teiste elusid siin. Aga ma ei tea, kas me liigume Juhani käest edasi või? Jaa, liigume järgmise mehe juurde nimega Ellips. Saatsin sulle lingi ja tema juures siin väga pikalt pole seista, tal on nagu üks tillipilt on pandud paywalli taha, aga minule rohkem meeldib see, mis ta on siia siis endale lisainfona pannud, mis taaskord on üks luuletus ja sul tuli luuletuse lugemine väga hästi välja, nii et anna hagu, no. Oi. Mul on pinge sees, ma ei tea, kas tuleb. Okei, kõigepealt ma kirjeldan emojisi. Üks emoji on siis nimetissõrb näitab ja teine on siis sign. See on siis algus. See on vist see seksi kood. Ai, seda ma ei tea nüüd. Oi, raisk, ma olen ikka. Ma olen kuulnud. Ma olen kõigil näitanud, et see on niimoodi. Niimoodi? Jah. No okei. Pisut kirjutatud luulet.
saidile sobivat. Smiley. Libistades käega üle kanni. Vastuseks tunnetab kui manni. Otse kohe sirgub ja siis virgub, algab mahlajooks ja mõnust tehes krooks. Pisut tõmbleb ja siis raugeb. Iga kord on tunne uus, kas või hommikul, kui kell on 6. Okei, no ma lisasin nüüd natukene sinna juurde, aga no mul on natukene iha.ee luuletaja geeni ka vist. Ole sina noor või vana ja maitseb sulle kama. Siis teisel paku troostiks koort, vöö vahele magusat ja kõike seda tegusalt. No kuule, algus oli tugev, aga no siin on ju tööd vaja teha ja. Siin veits kukkus lõpp ära, aga selles mõttes hea sooritus, Ellips. Tema on ka üks aktiivne kirjutaja siin. Aga noh, me oleme siin meestest rääkinud. Leidsin kusjuures Kiur meie vanuse tütarlapse, kes tegemist on ikkagi korraliku äritegelasega, sest et tema nimi on Feet Goddess, jala jumalanna. Ja no vaatad tema pilte, no siin on kunstiannet, siin on jalapildid ja need on siin filtritega, need on erinevad kuradi kohad, Raffaello kommide vahel, varbad, ohoh, nii, ja no temal on siin natuke halba tausta olnud, sellepärast et lisainfona on ta kirjutanud. Kõige ilusamad ja ahvatlemad jalapildid siin maamunal. Kallid mehed, ärge kirjutage mulle labaseid tekste või paarisõnalisi jutte. Kui tahad mu tähelepanu saada, siis ole viisakas. Ärge pakkuge mingeid lambis sekskohtumisi. Ilmselgelt ei tule välja inimesega, kes kirjutab tšau, seksida tahad 400 minu poolt. See nii cancel kui cancel olla saab. Näitab kohe, milline sa oled ja kui väärastanud ajuga inimene oled. Mul siin lehel väga halvad kogemused aistajaga ja kardan väga hetkel kohtumisi. Pean sind 100% usaldama, et kohtuda sinuga. Usaldus tuleb välja teenida. Peate aru saama, et te pole ainuke mees, kes mulle kirjutab. Mulle tuleb pea 20 uut kirja iga hommik ja koheselt, kui ma ei jõua su ühelauselisele seksipakkumisele vastata, siis hakkate veel rohkem pommitama. Väga kole peaks mainima. Hetkel olen nõus kingituste ees tegema huvitavaid jalapilte ja videosid või oma ahvatlevat pesu, winky face. Iga välja teenitud pilt või video teenib rohkem usaldust ja kui näen, et saan sind täiesti usaldada, võin tulevikus sinu kõige pöörasemad fantaasiat täita. Kes kannatab, see kaua elab. Ära ole labane ja käitu härrasmehelikult. Muusid kallid sulle. Wow, tema on siis Aleksandra ja 22-aastane. Tema sünnipäev on 14 veebruar. Wow, 3 päeva enne mind. Teem. No võt, vahest jääb. Mina ei saa aru, ma vaatasin, et tal on väga low ratingud. Härra Ellipsil oli seks sellest. Peenise pildil oli 5,2 oli keskmine reiting ja see oli kõrgem kui enamus selle proua jalapildid. Võt, sellega on draamat. Mina juba tean. Tead juba või? Juba kirjutasid või? Küsisin üle, et mis värk on, et imelik. Aga vot asi on selles, et Feet Goddess ise oli teinud postituse, et mis toimub, ma püüan seal praegu kokku võtta, et põhimõtteliselt mis toimub, et miks inimesed tulevad ja spämmavad ühtesi, et mis te kardate nagu, miks mingid mõrrad panevad mulle ühtesi, kas te kardate nagu võistlust vaata. Ja siis talle oli vastatud seal nagu mingi, mehed, kes ilmselgelt kiimas tema üle, olid mingi haha ja, et ühesõnaga see on täiesti normaalne, et tullakse, pommitatakse nagu ühtedega ja see oli nagu hiljutine postitus, nii et nagu fucking iha.ee draama toimub, No selles suhtes, ma ei tea, kas sa viitsiksid jalapilte teha või nagu kas, ma ei saa, no praegu see on, ma oletan, et see on ainult natukene skeemi värk, eks ju, et tulin teenima. Mõned käivad siin Soomes teenimas, mõned käivad iha.ee-s teenimas, eks ju. Aga kas mingisugusel võimalusel on isegi see, või nagu kas mingi võimalus on sellele, et naist ennast erutab selline teema, et sooviksin
et sa mu jalgu või nagu või kas see on mingisugune worship siis teema, ongi feed goddess I assume, et siis võib-olla, et sa saad nagu mingisugust pleasure'it sellest, mind natuke intrigeerib selline asi, et täitsa huvitav raisk. ma saan su küsimusest aru, et miks inimesed tahavad jalapilte või? Miks, kas see proua saab ise ka mingisugust gratification'it seal, kas ta saab mingisugust rahuldust? See on for the coin, see mees on OnlyFansist ees lihtsalt. Ja. No, siis aga, ei midagi, liigume feed codesist edasi, see on lihtsalt teil teadmiseks, ma tegin praegu natuke tasuta reklaami ja me oleme kohe oma asjadega lõpetanud, mul on veel jäänud ma arvan, viimane tegelane siin vahepeal, vaata ma rääkisin sellest alasti olemisest, siin keegi on küsinud, et millised kogemused on alasti ujumisest, kas olete käinud öösel või päeval, kus olete käinud alasti ujumas. Siin saab soovitusi, kus alasti ujuda ja meie Juhan oli siin ka väga aktiivne kaasarääkija ja siit ma ühesõnaga leidsin Juhani ja veel tegelasi. Aga saadan sulle meie viimane kangelane tänaseks on tegelane nimega Dragunov. Yes. Ossa võtsin. Kuule, see on mingi võib-olla eutanaasiaga seotud, ma vaatan, et siin pojal on juhtmed küljes. Oot, ära veel kirjuta. Ma räägin siis natukene, mis ta siia kontakti on pannud ja siis ma vaatan, et tal on siin seksuaalsuse all kõige rohkem teksti, et esmalt tegemist on mehega, ta on 85 sündinud, ta on siis kuskil 37 on ju, kodulinn Paide. Ta on lisainfona pannud endale siia mingi blogger.ee mingisuguse profiilivärgi, minnes siia ma saan teada ta päris nime. Ei ole vist kõige arukam asi, mida teha, aga siin on siis põhimõtteliselt tema lemmikfilmid, lemmikmuusika, lemmikraamatud üleval. Lisaks üks link, mis siis on siia pandud, on mõttekriitiliselt blogspot.com, kus ta siis sellise asja on postitanud filosoofia, kriitilise mõtlemise tööriistad. Ja ma poleks seda oodanud tegelaselt nimega Dragunov ja see asi läheb siin liiga pikaks, kuradi siin on 3A4 teksti filosoofia kohta, aga jätame selle vahele ja räägime hoopis Dragunovi seksuaalsusest. See on vist, mina mäletan, ma olen natukene Call of Duty 4 mänginud, see on vist minu arvates Vene Sniper. See on Vene Sniper, jah. Pole paha. Hea nimi, mina ütleks isegi. Siin huvisi vaatan, siin on ikka igasugust pulli. Kas, mis me siis teeme? Seksuaalsus, loe mulle ette. Okei. Alustame siis tegemist niga heteromehega. BDSM, no ei ole huvitatud. Tee, mis tahad, no. Erutab, huumorimeel, õige kiri. No tegelikult ega siis naistekas kuradi ei soovitaks käia. Ega ka siin platvormil väga. Intelligentsus, haritus, isikupära, avar silmaring ja oma kindel arvamus. Tore. Jahutab maha, oi kui palju asju. Meest on vähemalt kursis, see on hea. Harimatus, labasus, räpasus, materialism, moraalitus, hoolimatus, ükskõiksus, ülbus, kergemeelsus, rumalus, nõrga mõistuslikkus. No, tundub, et võib-olla ennast ta vist ei eruta, kui talle meeldib õige kiri. Kirjaoskamatus, matslikkus, naiivsus, lamemaalased, vandenõuteoreetikud, fanaatikud, lihtsameelsus, teadmatus ja võhiklikkus. Nagu põhimõtteliselt, kui sa tahad Dragunoviga koos olla, siis sa pead nagu kõike teadma. Sest et kui sa oled mingil alal võhik või teadmatu, no sorry, aga you won't get with this man. Vot. Mulle meeldib, et ta on huvide alla veel pannud siia
hobid, raamatud, kõikvõimalik kogunemine, ajalugu, shoppamine, arvutid, internet, lemmikfilm Lord of the Rings ja Indiana Jones, Die Hard, American Pie või? Damn, homie, no see, okei. Lemmikraamat, antiiksõja ajalugu, filosoofia, SF, mis on mingi sexual fantasy või? No clue. San Francisco. Fantasy ja õudus. Muusika meeldib talle house, ta ei suitseta ja Eesti keskmine suhe alkoholiga. Ahah, tead, minule meeldis selline osa, et vaata muusika, mis meeldib, on house ja siin on nüüd huvitav paralleel sellega, et elukoht on tal maja. Ta on elukohaks märkinud maja, tõesti. See on väga hea. Räägime ta piltidest, sest et see üks pilt, kus ta näeb välja nagu Andre Teet, ta on kiilas, tal on nagu need kuradi suured prillid peas musta värvi, tal on üleni must ülikond, pruunid saapad ja tal on see, mis poos see on? See on mõtleja poos, ma ütleksin, see on siuke Hitmani stiilis võib-olla isegi natukene, ma julgeks öelda. Keskmine hinne on 9,5. Okei. Nalja ei ole. Ei, aga jah, minu arvast see on siuke no filosoofi poos võib isegi äkki öelda. See on, minu meelest see on siuke raha tegija Sigma poos, mis on täiesti hea kontrast selle järgmise pildiga, kus tal on mingisugused juhtmed ühendatud, see on vist hingamise aparaat, mille kõrval ta poseerib, see on must-valges, tal on juhtmed ninas ja ma ei tea, kus kaelast läbi. Väga teine pilt, no üldse ei tööta selle Sigma pildi kõrval, aga noh, selles mõttes me saame aru, et tal on erinevaid külgi. No siin on mingisugune, võib-olla ka meie ei ole asjast aru saanud, me oleme võhikud kogunenud, aga siin ta on kirjutanud Jean-Michel Jarre Oxygen, et võib-olla siin võib-olla see on üks klassikaline laul, jaa. See on, selles ongi, ma olen täielik võhik, ta hapnikut võtab lihtsalt natukene, et sellepärast on vist see Oxygen ka siin, et lihtsalt mehel on nii suur aju, et tal on vaja natukene ekstra hapnikuna. Aga see on täitsa hea. Ma oleks teiselt pakkunud, et kuna ta selle pala nime pani siia alla, et äkki see on see asi, millesse ta on ühendatud, äkki see on mingisugune eriline makk, mille ta on kuskil garaažis kokku pannud, et ühendab nagu nina kaudu ära ja siis see heli tuleb otse kuidagi nagu aiu või kuidagi siuke nagu kõla on, vaata, sa tead seda, kui sa paned vaata mikri endale suhu, siis tekib siuke nagu reverb kaja, et äkki siin on mingi samat asja tahetud teha. Täitsa võimalik. Oi jumal, okei, no pole paha, kas me lõpetame Dragunoviga või? Jaa, aga mul on nagu suur uudis. Dragunov on praegu postitanud uue pildi. Ma just vaatasin, refreshisin ja ta on uue pildi pannud, mille format on nii kitsas, aga väga piklik ja see on pool tema nägu ja update teile, ta on endiselt kiilas, on natuke ajamata ja kannab taaskord ülikonda, nii et Dragunov on täiesti aktiivne ja olemas. Wow, see oli trip, see oli seiklus praegu, mis me tegime. See lihtsalt, et ma praegu tegin eeltööd tund aega ja ma olin nii fucking invested naistekasse, paljalt ujumisse ja kuradi munadesse löömine, kas see on eetiline, kui vana sa pead olema, et sind kottidesse lüüakse, kas 12 on okei, 16 võiks juba seaduslikult kindlasti okei olla. 15,5 võib-olla isegi, ma ei tea, sa oled ikka varem on ka pauke saadud, et siis võib-olla juba nagu valmistud eluks ka, et võib-olla see on tüüke näiteks metafoorine, et igasuguseid traditsioone on erinevates kultuurides ja ma arvan, et munadesse löömine võiks olla näiteks Eesti oma. Ja pealegi üldsegi, kuidas sul puberteedi ajal siis muud viisi need kerad kukkuda saaks, on ju?
et siis pärast kutsud loomaarsti ja teeb süstid ära ja korras. Need kallid kuulajad, kui teil on väike vend või mõni väike tuttav, siis kiirendage seda puberteedi protsessi, minge lööge monadesse talle ja saagu tast mees. Vot. No ei, aga hästi. Aga paugud teile kodudesse meie kallid, mis need olid, tibud ja mis nende kännud või mis need teine? Issand, oota, ja palgid ja tibud või oota. Ja, tibud ja palgid vist. Tibud ja palgid, just, tibud ja palgid. Aitäh kuulamast ja järgmise korrani. Bye bye.